Hei, olen Tarmo Autotšoist ja täna tutvume veidi lähemalt sellise autoga nagu Škoda Enyaq. Lähme teeme väikse tiiru, jagame emotsioone ja vaatame autot lähemalt. On küll veidi vihmane ilm, aga teeme ikkagi autoga puhtaks, et enda autodega samamoodi, et ikka kõige parem sõita, kui auto on puhas ja proovime paari uut toodet ka, mida tegelikult me ise ei ole ka veel saanud proovida. Ja pärast pesu paneme siis Auto Finessi toote peale, et Aquacoat on nimi. Kionil on sarnane toode, on Wetcoat ja üldiselt me teame, et see toimib samamoodi, aga proovime ise ka ära. Aquacoat Auto Finessilt, et selline kiire spreivaha. Paneme selle märjale autole peale niimoodi ja siis laseme uuesti vee peale. Võib igale pinnale seda panna, väljed, klaasid, värvipind ja niimoodi siis me saamegi auto rohkem läikivaks ja hüdrofoobseks. Ja nagu näha, siis kohe vesi jookseb teistmoodi auto värvipinnalt ära, et ta ei püsi enam peal. Nii, autopestused lähme teeme kuivaks. Kuivastuslapp 62 korda 90, kui ma ei eksi, et omajagu suur. Tegelikult piisabki ühest lapist, et auto täielikult ära kuivatada. Ohoh, täitsa libe on see värv. Väga hea, vaha toimib. Just. Muideks, seesama grill siin, et see on nüüd tavaline, aga siia on võimalik tellida ka eriline mingisugune valgustusega versioon. Sellest elektriautost on VRS-versioone ka või? Hea küsimus. Tegelikult, kui ma käisin Škodas järel sellel, siis mul töötab üks väga hea sõber Škodas ja tema ütles kohe, et võiks Sportline olla. Et Sportline'il, kui ma ei eksi, siis on juba need alumised plastikud, nagu on paketid Škodadel varasemalt olnud, et Style, mis iganes Sportline, RS ja nii edasi, siis mingist paketist need plastikud kõik on siis kerevärvi. Kindlasti annab nagu sellist ülbust ja agressiivsust juurde. Endale valiks ütleme nii, et Sportline'i, kui rahakott lubab. Tarmo tegi enamus tööd ära, siin pesi auto puhtaks, aga ma proovin seda Auto Finessi rehviläiget siia peale panna. Aplikaatorina kasutan Johnny oma ja siis ma lihtsalt pihustan siia sisse seda ja tõmban üle rehvi seina, et hakkad siit minema. Ja siis pärast peaks ühe lapiga selle ära ka kuivatama üleliigse nii-öelda toote. Vaatame, kuidas see jäi ka lõpuks see rehviläige, et hästi naturaalne, siuke factory fresh on see. Kui varematel mudelitel on kessi, siis ehk siis juht või nii-öelda võtmeta sisenemine on ainult esiustel, siis sellel autol on ka taga. Kerge demo fail ja ikka ei tule. Me oleme lukus nüüd. Ja peeglid käivad ka tagurpidi muidu. Ja nüüd meil on probleem lahendatud. Okei, väga hea. It works. Nii, auto puhas. Kohe varsti hakkab pihta sadama. Lähme parem lattu ja näitame teile autot seest ka. Autos siis veidi, et sõiduomadustelt, et igapäevaselt sõidan Škoda Kodiakiga ja üsna raske on need kahte autot kõrvutada, kuigi nad on mõlemad siis sellised linnamaasturi klassis. Enyaqi suurus on veidi väiksem kui Kodiakil, samas see elektrimootor suudab siin salongis
väga selliseks meeldivaks selle sõidu teha, et on ülivaikne, kuuled sisuliselt liikluses teisi osalevaid autosid. Ja üks asi, mida sa siin salongis veel kuuled, on siis suunatule indikaator, et ma loodan, et see tuleb videosse, aga see on nii tugev, et ilmselt selle saab siit kuskilt settingutest maha keerata. See auto on suuteline 0-100 kiirendama 8,6 sekundiga. See on täpselt paras. Kuskil 500 kilomeetrit. Kui mina auto Škodas kätte sain, siis oli tal 100% ja akut ja ta näitas siis sõiduulatuseks 450 kilomeetrit. Et mitte päris see, mida tehas ütleb, küll aga üsna lähedale. Üks asi, mis mul endale kohe tuleb, on see, et kui sa maanteele lähed, siis range nagu ikkagi läheb oluliselt kiiremini ära. Ja loomulikult ka siis see, et hetkel on ikkagi väljas kuskil 15 kraadi sooja, et eks talvel ole ilmselt seda range'i veidi vähem. Raskust tahaks ära mainida autol, et igal gaasivajutusel ja pidurdusel ja kõik sellel, et auto on siis normaalrežiimis, aga on tunda seda raskust, et kui nagu autoga pidurdada, siis sa tunned, kuidas auto pidurid peavad palju tööd tegema, et ei ole nagu kõige kergem auto, seda on tunda. Siis sõidurežiimidest, et sellel autol on lisana pandud siis DCC nii-öelda vedrustus ja tänu millele siis saab jäikust autole valida ja see muudab oluliselt seda autot. Auto hind on lihtne, et 61 000 eurot maksab see demo auto. Hind siis moodustab niimoodi, et on baasvarustuses kõige kangem aku ehk siis see 82 kW/tundi ja sealt edasi on siis 15 000 eurot lisavarustust. Ja kui nüüd lisavarustusest rääkida, siis siin on parasjagu igasugune elementaarne roolisoojendusest kuni istmesoojenduseni suure navini, mis toetab Apple CarPlay'd ja Android autot, siis reavaheabilised, adaptiivne püsikiiruse hoidja. Millestki otseselt puudu ei jää. Kui nüüd veidi norida, siis minu arust on sellel autol puudu Kanton helisüsteem, et kuna minu enda isiklikul autol see on olemas, siis selle autoga muusikat või raadiot kuulates on nagu kergelt märku, et midagi on puudu. Aga jah, selles mõttes 61 000 on reaalsus, et selle raha eest saab juba auto, millel on nagu lisavarustust ka ja on mugav sõita. Siis interiörist tegemist on Škodaga, et muideks antud autol on veel mürasummutuspakett juurde ostetud, aga seda mürasummutust on nagu kohati jääb ikka väheks. Ja siin on tunda igal pool tunnet sellist nahka materjalina, et ta on pehme ja meeldiv, aga samas ülespoole minnes on ikkagi tunda, et ta ütleme nii, et koputades kergelt vähe. Lisaks seda käetuge siin katsudes siis on tunda ikkagi, et tegemist on täiesti sellise nii-öelda Škoda plastikuga. Rasmus, räägi autost meile. Päris hea auto on, et väga ergas, nagu meeldib, mugav on sõita, kõik istumisasendid, kõik on head. Väga üllatas mind see pöörderaadius nagu kuskil parklas tiirutades, et ikka ei pea mingit suurt ringi sisse tegema, et see sõidab bussiga. Kui Tarmo, mis sa teed siin? Jah, et tegelikult saime selle auto kätte ja siin ikkagi veidi on näha, et näpujälgi ekraanil ja see piano annab nagu kõvasti märku, et ta tahab puhastamist, et
Kioni selline interior detailer, et hästi lihtne kasutada ja ta nagu sobib ka igale poole. Et saame hästi kiiresti nagu selle piano puhtamaks ja endal selle olemise siin autos kõvasti mugavamaks tänu sellele. Autost endast siis hästi ruumikas sisu ja nagu siin on tõesti selline nagu mõnus olla, et saab telefoni siia wireless chargerisse panna, meeletult suur mõnus siis navisüsteem vaatab vastu. Siia saad kuvada Waze'i, igasugused erinevad nii-öelda vaated. Ekraani suurus juba hakkab vaikselt Teslat meenutama, et see on kihvt. Siis siin eespool on selline väiksem siis ekraan, et kui ma auto kätte sain, siis ma vaatasin, et mis nüüd juhtus, et tahaks nagu suuremat, aga tegelikult see kuvab ka täpselt selle olulise info ära. Rool, Škoda, nagu kõikidel uutel Škodadel, siis see interiori valgus, mida me siit näeme punasena, et loomulikult saab siin igasuguseid värve valida. Istmeruum, et mina olen kuskil 1,86 m pikk, kui minu taga olen mina suuteline täiesti istuma. Siis siin ruumi lõputult, et selles mõttes see sügavus siin on, et siia saab sisuliselt liitrise joogi püsti panna. Siis asi, mida ma 2 päeva tähele ei pannud, on see, et siin all on siis veel omakorda mingi meeletu saht. Et siia saab raamaturiiuli teha, kui on huvi. Korraks näitan tahapoole ka, et panen istme tagasi enda järgi. Niimoodi mina sõidan umbes. Ja siis on siin ruumi niimoodi, et jalad kuskile pihta ei lähe. Täitsa mõnus on siin olla. Siin ja saab telefoni paigutada. Laiuse pooles ma ütleks, et ta on samal platvormil nagu ID4 Volkswagenil. Väga sarnase platvormi peal, lihtsalt Škoda on siin saanud enda asju teha hästi. Näitan korraks pagasnikusse ka. Siis siin on tugi on nii-öelda samal kõrgusel. Aga pakke saab hulganisti panna. Laptopi kott tavaline, et neid saab siin näiteks 2 tükki niimoodi üksteise taha panna. Sellel autol on ka lisavarustuses konks. Loomulikult on neid kotihoidjaid, igasuguseid tagaistmed saab siit tõmmata kohe nii-öelda alumisse asendisse. Ja see luuk samamoodi, et väga škodalik. Üks asi, mis ma kindlasti tahtsin ära näidata, on see, et taga tuleb täielik show. Et ülivinge, ma arvan, et tehke kõikidele autodele seda edaspidi palun. Sellel autol on juhiabi pakett ka ja siis kui Škodadel muidu olid andurid, mis tuvastavad kõrvalsõitvat autot siis kuskil siin, siis nüüd on otsustatud minna seda teed, nagu näiteks Audi on läinud. Et tegelikult see tuli on nüüd siis siin ja ta tuleb kollaselt. Teeme siis kohustusliku laadimisjutu ära. Et ideaalne on, kui sa saad Škoda laenates siis Eletpordi ja Enefiti laadimiskaardid kaasa ja on kiirlaadimine siis lahendatud. Aga kui nii hästi ei lähe, siis laadimiseks on päris palju lahendusi. Saad siis kaasa sellise suure laadimisadapteri, mis on piisavalt tark, et mitte su korke välja lüüa kodus ja nii-öelda need asjad ta lahendab siis kõik sinu eest ära. Ja siis, mis sinul jääb valida, on see, et kui sul on kodus tööstusvool, siis sa saad oluliselt kiiremini selle auto täis laetud. Kui nii hästi ei ole, siis kuskil ööga on sul võimalik tavalisest pistikust see aku samuti täis laadida. Ja kiirlaadijate jaoks siis Enefit, Eleport, kõik need on selline kollane juhe, mis on kaasas. Kui me ei eksi, siis on laadimisjaamades samuti olemas. Laadimine ise siis, tuleb korraks siia poole. Laadimine ise siis nii-öelda kütuseluugi avast. Saime siis pärast pesu natukene kohe vihma ka.
aga jube äge on vaadata, kuidas värvipind on selline mõnusalt hüdrofoobne. Ja ega siia liiga palju siis asju kohe külge ei jää enne. Ja üleüldiselt siis tõmbaks tegelikult tänaseks kokku, et loodame ka järgmine kord teid vaatamas näha ja järgmiste videodeni. Tšau!